Salut! Kes te veel ei tea, siis ma olen järgmised 10 kuud Prantsusmaal. Elan linnas nimega Samedi, nagu Samet, Nabali tähendab Samedi. Ja ma olen Lyoni kõrval, mis on Prantsusmaal suuruselt teine linn. Ehk siin on 500 000 elanikku. Vähemalt Google ütles niimoodi, kuigi keegi ütles, et siin on 3,5 miljonit elanikku. Ma ei ole kindel. Peaks ju järgi uurima selle asjaga. Ja jah, kui te läheksite mul siit kodust siit välja, sealt uksest, vajutate nuppu, siis läheb see kaardin üles automaatselt ja siis seal on siuke imeline vaade lihtsalt. Just võimas, eriti öösiti, kus näed seda kõik Lyoni tuleb päevaks. Et jah, aga pere on mul ema, isa, õde ja teine õde. Isa on ehitusfirma omanik. Ema on linnapea, kus ma elan siin. Siin on 1000 elanikku. Tunduvad kõik on väga rikkad või siuksed. Väga lahe. Samas siis ta on ka elektrik. Ja mitte elektrik, vaid töötab kuskil elektrifirmas. Täpselt ei oska öelda, ma ei hakka valetama. Siis on 2 õde. Üks on 15-aastane, käib koolis väga kaugel. Ööbib koolis, sest ta ei saa koju tulla, sest ta liiga palju aega. Ja väiksem õde käib siis minu kõrvalkoolis. Ma ise pole veel kooli läinud, ma lähen alles ülehomme kooli. Aga jah, siis ütleme nii, et kõht mul ei ole mitte kunagi tühi. Et kõtt on kogu aeg punnis korralikult. Nimelt sellepärast, et meil on 4-käigulised söömaajad. Ehk siis alguses saad bageti, mis on väga prantsuslik bagetisai. Siuke pikk. Ja siis saab saucisson kõrvale, vorst. Väga omapärane esimene päev, kui ma sõin seda. Aga järgmist korda tuli, ma tahan veel tahan. Ja jah, siis kui sa sööd selle ära, on juba kõhus nagu üsna hea olla. Ja siis tuleb see põhitoit. Näiteks eile oli meil part kuskussiga, mingisugune külm kuskuss ja seal on mingisugused tomatid, paprikas, igasugused asjad sees. Ja siis kui see söödud, siis on kõht ikka väga täis juba, siis mõtled, läheks magama ära juba ja siis tuuakse juustud. Need juustud on suured. Neid on mingi 4 tükki. Siis sa lõikad sealt mingisuguse 10 sentimeetrise tüki ja sööd selle jälle, kus selle bagetiga ära. Nii. Ja siis on juba tunne, et kuule, ma vist minest, ma rohkem ei jõua, sest kõht on nii täis. Ja siis tuuakse magustoit. Õnneks see on siis mingi jogurt. Ja siis me paneme suhkrut eraldi sisse, siis see on ökotoit. Parem, siin vanemad saavad ökoasju. Näiteks ökomahlad ja et ei oleks neid kemikaale ja asju. Ja või siis on mingi puuvili ja siis tuleb see koor ära sealt võtta, sellepärast et see on ju printsitud igasugust asjadega ja no, ma saan aru. Ja näiteks meil piimad on ökod ja suht kõik. Ja näiteks Nutellat õde saab ainult süüa sünnipäeval. Ja no mõlemad õed saavad süüa ainult sünnipäeval, siis nii keemiat täis kannab olla lihtsalt. Võt. Aga nimelt inimesed siin on väga sõbralikud juhul. Juhul, kus on mingisuguse minusuguse otsa ei satu kuskil, ma ei tea, linna peal, kelle sa jala peale astud. Nagu mul juhtus ja siis ta, ma ei tea, mis ta hakkab rääkima, ütleb, sorry, mina ütlen sorry. Ja ma ütleb, et inglis, mis iganes. Ja, aga muidu käisime eile poes ja, või noh, ma mitu korda poes käinud, kes ei oleks. Ja siis poemüüjatega niimoodi, et sa pead vähemalt pool tundi poes olema, sest igaüks, kes poes käib, peab rääkima vähemalt 5 minutit poemüüjaga. Kes need rivid on nagu, mis kui näiteks 4 inimest ja selle peale läheb 20 minutit, siis ta räägib iga päev asjadest. Näiteks kui mina läksin, siis ta küsis, et kus ma tulen ja nagu ikka küsitakse, et kus ma tulen ja miks ma just Prantsusmaale tulin ja nagu ikka, et kuidas päev läks ja ilus ilm ja midagi taolist. Ja siis kui poesse käidud, siis tuli see pagar, tule siia, saad tasuta saiakest. Ma ikka läksin sinna tasuta saiake, sain croissanti, see on samuti siis sarvesai nagu jälle väga prantsusmaalik ja sees pole mitte midagi, ainult sai. Ja sain selle ära ja siis jälle rääkisime, mis seal läks, 20 minutit läks seal jälle ja siis lõpuks läksin koju ja siis tuli jälle süüa. Võt. Aga muidu majad ja arhitektuur on väga lahe. Kujuta ette, et sa oled Eesti tänaval, ütleme, et sa oled Tallinna, mina ei tea,
käi Tallinnas. Oled Eestis kuskil tänaval ja paned silmad kinni. Nüüd mõtled, et see ümber on ainult oranž värv. Ja siis sõidab palju võrre ja mootorrattid kõik on oranž, kõik majad, kõik asjad on oranž. Ja siis vahepeal on paar rohelist tutti ja siis kivitee läheb, munakivitee ja jah, vahepeal kirikukell. Jah, selline on minu küla. Ja jah, siis kuskil tänava peal käinid näiteks, siis jälle külamees ütleb, salüü. Ja siis lähed tema juurde ja siis lõpuks lõubab basseini ja näe ikka, toob jäätist ja ikka läheb, miks mitte. Aga jah, varsti lähen kooli ja ma ei kujuta ette, mis seal olema saab. Ma isegi ei tea, kuidas riidesse panna. Tavaliselt pole see mure, aga ma ei tea, kas ma peaks panema pidulikult või pean minema nagu mingi hull gängsta sinna või ma ei tea. Arvatavasti minna lihtsalt nagu Eestisse. Jah, teate küll. Vaat. Aga au revoir ja jälle nägemiseni.